Andres Kivit ja Markus Agarmaa täna Velkole Tabasalu üle 6-0 võit. Kohustuslik võit võiks nii öelda, Tabasalu tabeli viimane, aga kas tuli natuke üllatusena, et nii suure skoorilt võitsime? Mis ma ikka oskan öelda, ma arvan hea mäng, ees lõime ära, taga hoidsime puhtana, suht lahtine mäng oli ka, et lõpus läks natuke käest ära, oleks võinud lõpus ka natuke hoida palli rohkem. Aga muidu hea mäng. Ma arvan jah, et suures plaanis hea mäng, et viimased 2 mängu pole just läinud nii, nagu on soovinud, et ma arvan väga vajalik võit ja hea võit, ründajad said palju lüüa, neid lõpuks harjutada väravate löömist, mis veel ei ole siin just viimasel ajal võib-olla kõige tõusnud. No tahtsingi küsida, et pooleks olime küll 2-0 ees juba, tegelikult juba nagu tore seis, aga samas vaadates, et jätsime ka kasutamata, et kas riietusruumis oli juttu natuke sellest, et võib-olla oleks võinud pooleks see edu olla ka juba suurem? Jutuks otseselt ei olnud, aga eks võimalus Essa poolega oli rohkem lüüa, endal jäi mõni kasutamata. Oleks ikka rohkem tulla, aga oleme rahul, ma arvan. Jah, ma arvan, et seal, kuna Tabasalu mäng suht kõrge liiniga, et siis seal äärekohti pidi päris palju lippudest, et kindlasti oleks võid seal rohkem nagu ära lahendada. Seal muidugi postid lakid olid ka, et oleks võinud vabalt 4 võid olla, et räägis võib-olla natuke teistmoodi. Räägime korra sinust, et ründajate juurde veel tuleme. Sinul täna kuskil seal 10. minutil pidid tegema ühe hüppega tõrje ja kohe teise poole alguses korra proovisime endale ise ehitada, kui üks tagasi söötist võitis kuidagi tuule alla, aga muidu vist siuke suhteliselt puretu tööpäev sinul? Ei, ma arvan ka, et siuke rahulik tööpäev, et rohkem võib-olla see mängu lugemine ja mängus sees olemine, et mis võib-olla tihtipeale ongi raskem, kui see seal 10 seivi teha, et siis sul võib-olla ei pea nii palju juhendama ja mõtlema, aga see on just siuke mäng, kus kaitsed võivad juba 5-0 pealt lasevad jala sirga, aga tegelikult on vaja lõpuni taga 0 hoida ja siis on hea lugu kõigil. Väga hea, nüüd räägime ründasektsioonist. Sinult, Andres, täna 2 väravat ja kui me lõime 6-0, siis tegelikult Hardilt tuli värav, et hea pall. Sa olid selle esimeses postis ise olemas, aga jätsid selja taha Anderile. Kas ei käinud peast läbi mõtet, et kui sa ära lööks, siis saaks hat-tricki? Ander ütles hästi selja tagant, et jäta, kuulsin. Ja siis tõmbasin viimase hetkel jala tagasi, et jätsin sõbrale. Aga täitsa siin lõpus oli veel ka korra võimaluses peaga lüüa, et kas jääb natuke kummitama, et see hat-trick ei tulnud või tegelikult võib rahule jääda tööpäeva? Eks ta ikka natuke jääb, ta oleks siin 3 ära lüüa, võimalusi oli. Väga hea, räägime nüüd korra sellest, et sel nädalavahetusel pikka puhkepausi ei tule, juba pühapäeval ootab ees võõrsilmäng Viimsiga. Viimsi suhteliselt kindlalt võib väita, et ei lase nii lahtist mängu mängida. Ehk siis mis on siit mängust see, mida saab Viimsi vastu kaasa võtta? Ma arvan, et just seda ründemängu ja rünnakute lahendamist, nagu ütlesin, väga hea, et siuke mäng tuli natuke nõrgem vastane, et ründajad saavad enesekindlust, võib-olla Viimsi nagu ise ka väga palju tegelikult ei lahenda, et siuksed napilised võidud kõik on, et ma arvan, tuleb kõva andmine seal. Ja ma usun ka, et Viimsiga tuleb täiesti teine mäng, et inglisem võimalused on kindlasti kõvasti vähem ja kindlasti peab kaitses korralikult mängima ja need vähesed võimalused tuleb ees ära kasutada. Väga hea, super, aga palju õnne tänase võidu puhul ja edu pühapäevaks! Aitäh!